looduskaunis koht, aga reaalsus on selline. Ühesõnaga me ööbime Luksemburgi juures tänases parklas lihtsalt. Tere tulemast Luksemburgi ja Belgia vlogi. Tere! Nüüd olemegi jõudnud siis Luksemburgi. Tänase oleme linnast väljas ja naudime niisama loodust. Hästi soe ilm on järsku tulnud, et üle 20 kraadi, mida me oleme väga pikalt oodanud ja nüüd kavatseme õhtut nautida. Ja homme lubab ka tegelikult sooja ilma ja siis me saamegi siit samast parklast. Loodetavasti me saame siin üldse öösel olla, sest võib-olla on siin mingi noorte kogunemine nii palju, kui me lugesime. Aga kui ei ole, siis me saame ilusasti hommikul minna siit. Tasuta buss läheb Luksemburgi kesklinna, nii et väga-väga mõnus koht. Luksemburg oskab asju ajada. Ja siis homme veel oleme ilmselt Luksemburgis, ma ei tea, mitu päeva üldse kokku, aga edasi on siis plaan liikuda Belgiasse. Jah. Lähme nüüd täna teist korda juba Luksemburgi linna. Esimene kord käisime natuke ringi ära ja siis avastasime, et meil ei ole Polaroidi kaamerat kaasas, aga meil on komme igast riigist üks Polaroid teha, nii et me tulime nüüd kaamera järgi. Aga jumala head mugavad bussid on mingi 15 minutiga saame kesklinna ja tasuta ka. Nii et kõik on väga hästi, vaatame veel natuke linnas ka ringi ja siis juba tuleme bussi juurde tagasi ja otsime mingi ööbimiskoha ka. Tere hommikust! Me oleme nüüd ööbinud 2 ööd täpselt samas kohas, et väga mõnus koht oli. Jäime ka teiseks ööks, aga eilne õhtu oli siis mitte nii mõnus enam, sest... Eilne terve päev tegelikult, aga päeval me olime Luksemburgi linnas ja siis meid ei häirinud nii väga see kõik. Aga jah, on siis kohalikele mingi tuntud peopaigana, mega palju erinevaid seltskondi, igalt poolt erinev muusika, kõik on mingid tossu täis, sest grillida väga inimesed ei oskanud. See oli nagu keset parklat grilliti ka, et ei olnud mingit nagu kuskil järve ääres või nagu seal oli ka, aga parkla oli ka rahvast täis, kes grillisid ja lasid kõvasti muusikat ja see kestis siis mingi 12-ni õhtul. Pole natuke rohkem. Aga nüüd siis lähme minema nii Luksemburgi linnast kui riigist. Me ei osanud siin väga midagi rohkemat teha, et meil oligi plaan pigem lihtsalt nagu uus riik kirja saada lihtsalt. Ja läbi sõita, aga Luksemburgi linn iseenesest oli täitsa tore. Nuinu. Seal ei olnud palju jällegi midagi teha, aga see, kus me käisime, see kõik oli väga tore, ilus, ilm oli väga mõnus, nii et jäime selles suhtes külastuse ja käiguga ikkagi rahule. Aga nüüd on siis Belgia veel järgmiseks ja lähme täna siis praegu hakkame sinna poole sõitma. Enne veel tangime paagid täis, sest et kütus on Luksemburgis väga palju odavam. Ja Belgias ma täpselt veel ei tea, kuhu me ööseks lähme, aga ma ei tea, vaatame jooksvalt siis, kuhu me jõuame omadega, meil plaani paigas väga veel ei ole. Korraks kiirelt sellises linnas nagu Dinant ja lähme vaatame üle Valsini lossi. Siin samas lähedal on ja siis otsime ööbimiskoha, aga ööbimiskoht suure tõenäosusega on meil täna Prantsusmaal piiri ääres täiesti, nii et lähme korraks veel Prantsusmaale tagasi täiesti.
ja me oleme tulnud tagasi Prantsusmaale, oleme piiri ääres, sest et siin oli hea ööbimiskoht. Belgias ei leidnud midagi mõistlikut ja also Belgia teed on katastroof kubis. Jah, nii et me oleme korra Prantsusmaal jälle tagasi ja siis homme jätkame selle Belgiaga, kuigi ma ei tea, kui kaua me tahame seal olla, me ikka sõidame pigem läbi, vaatame võib-olla mingid linnu peale Brüsseli veel, aga no jah. Aga põhimõtteliselt me saame uhkusega öelda, et me oleme 3 korda Belgias käinud. Jah, sest 3 päeva jooksul, aga me oleme käinud 3 korda Belgias. Kes vaat meie jälle oma kolinaga kuskil Testris tulime tehnoülevaastuspunkti, et siis need amordid lõpuks täielikult läbi logistada, sest et me lihtsalt ei viitsi tiksuva kella pommi otsas sõita rohkem. Siis me tahame teada, mis viga on tegelikult ootab. Belgias meeletult pettunud kõige osas. Me tahtsime homme Brüsselisse minna ja meie kämperi plats on 13. maini täis bookitud, nii et sinna me ei saa. Meil ei ole kohta, kuhu öösiks jääda, nii et ma ei tea, kas üldse Brüsselit õnnestub meil selle reisi jooksul vaadata. Tegelikult suht avik isegi ei viitsi. Meil on nii koppes Belgiast, aga muidu oleme praegu sellises linnas nagu Namur ja vaatame, käime linna peal ringi. Tegelikult on ilus ju küll, aga meil on tujud rikutud, sest miski ei lähe nagu plaanipäraselt ja me tahame ainult vinguda. Aga selles autoga oli kõik vähemalt korras, et tõesti ülevaatuspunkt vaatas päris põhjalikult üle ja see krigin järelikult tuleb lihtsalt mingitest kummivuksidest. Ilmselt on mingid amordipadjad või mingi mõttetu kummikrigin. Jah, nii et lähme vaatame Namurit. Lähme kogukatega Brüsselisse. Mis tunded on? No pigem on Rooma. Vist küll, jah. Aga muidu on ilus. Kukukad päästsid meil jälle päeva ja säästsime praegu parkimise pealt 20 eurot kindlasti. Me oleme nüüd Brüsselist tagasi bussi jõudnud. Käisime kukukatega ja sõitsime kokku ligemale 30 kilomeetrit, pluss siis natuke linnas jalutamist. Üldiselt linna minnes, mis kesklinnast väljaspool ala tundus üsna räpane, veits rõve. Prügi oli väga palju igal pool, aga kesklinna alasse jõudes oli kõik väga ilus,
seal, kus on eurosaadikud, seal on korras, ilus, puhas. enam-vähem jah, selles suhtes, et kokkuvõttes me ikkagi jäime rahule. Ja, tegelikult oli ilus linn. Ja alguses ei olnud palju tõotav, aga hea meel on, et me käisime ikkagi ära, vaatamata sellele, et me ei julgenud või ei teadnud, kuhu täpselt autot jätta, aga saime väga kenasti parkima ja ei olnud mingit probleemi. Et kokkuvõttes oli väga õnnestunud päev jällegi. Ilm oli küll selline, et vahepeal mitte kõige parem. Praegu ka sajab. Saime vahepeal vihmavarjus istuda. Jah, aga muidu on selles suhtes kõik väga hästi ja nüüd sõitsime siis ööbimiskohta ka sellisesse linna nagu Puurs. Ja vaatame homme, näeme homme, mis me teeme veel Belgias. Lähme vaatame nüüd üle viimase Belgia linna, milleks on Mechelin ja paar tundi siin vedame siis ja siis lähme juba tagasi samasse ööbimiskohta, kus me öösel olime. Pesu sai ka nüüd puhtaks enam-vähem. Lähme bussi tagasi. Me oleme nüüd kõik Belgia teed ilusti välja kannatanud, sõitnud, proovinud vältida igasuguseid konarusi, mis siin on, nii palju kui üldse võimalik on olnud. Aga tegelikult oleme suht rahule jäänud vist. Kuidas sul, Maarja? Enam-vähem, ma ei tea, ma ei oska nagu kommentaare väga, või nagu ma ei oska isegi kommenteerida seda kõike, et jah, ma ei tuleks võib-olla tagasi, võib-olla isegi kunagi kuidagi lennukiga, aga autoga pigem võib-olla mitte, et põhilised kohad me ikkagi nägime ära, õnneks saime ka Brüsselis käia normaalselt, raha palju ei pidanud kulutama, tegelikult oli selles suhtes okei, aga noh, üldiselt midagi siin nii väga nagu rohkem teha ka ei ole või kuidagi meil oli see 4 või vist 5 päeva, üsna piisav. 5 päeva olime ja täiesti okei. Jah. Nii et tõmbame siis Belgiale ja Luksemburgile selleks korraks kriipsu alla. Ütleme head aega ja näeme järgmises vlogis. Lähme tripime. Lähme tripime.